Nii, tere hilishommikut, head metsasõbrad. Erametsaliit jälle Facebooki eetris ja metsa ja looduse juttu puhumas. Seekord oleme sellise tiimiga väljas, et mul on vestluskaaslaseks Pille Ligi, Loodushoiufondi, kes sa oled juhataja vist. Jah, võib vist nii öelda küll. Ja, just. Ja kaamera taga on ikka meie kommunikatsioonijuht Anniki Lepik. Anniki vaatab katsub ka chatti jälgida, et kui teil on küsimusi esitada, siis võib sinna chatti kirjutada, katsume nendega ka hakkama saada. Oleme täna metsas, aga ütle kohe, et see mets on Tallinnas, et liiklusmüra on siit tagant ka kuulda ja me pärast jõuame sinna ka juttudega välja, et miks me Tallinna linna metsa tulime. Aga Pille on ju siin täna selleks, et Loodushoiufondi tegemistest rääkida. Loodushoiufondi asutas Erametsaliit natuke rohkem juba kui aasta tagasi. Aprillikuus eelmisel aastal kanti registrisse ja nüüd seetõttu ongi sobiv hetk vaadata tagasi, et mis toimetamised on laual olnud. Natuke võib-olla tausta ka, et miks siis üldse sellist fondi pidi looma, et tegelikult on ju mõte selles, et loodushoidu peab saama teha ka maaomaniku kaasates. Mitte nii, et maaomanik on täiesti kuskil kõrval ja siis kõiksugu targad ütlevad eemalt, et mida sa siis teha võid ja pigem, et mida sa teha ei või. Et prooviks ikkagi nii, et toome maaomaniku ka sinna loodushoiu teemadesse sisse ja katsuks kogu seda loodushoiu poolt edendada maaomanikele, no ma ütleks nii, et mõistlikumal viisil. Aga Pille, ma arvan, et õigem on tegelikult, et räägid rohkem sina kui mina. Et ma niimoodi katsun seda natuke koordineerida meie vestlust, et nagu ma ütlesin juba, et nüüd aasta on toimetatud, et võib-olla sa räägidki neist konkreetsetest projektidest, et mis siis olnud on? Aitäh, et kutsusite. Kõigepealt võib öelda, et mul on nii hea meel, et meil on nii palju tulnud kaasa meiega maaomanikke, kui meil on olnud vaja või huvi kuhugi konkreetsesse metsa või põllualale minna. Ja mis me siis teinud oleme? Kõigepealt me vaatasime üle, et põlispuud koos Hendrik Relvega, mis on eramaal, et kas meil on neid maaomanikke, kes oleksid huvitatud neid hoidmast, toome nad kokku, kes on huvitatud hoidmast just nimelt enda maal, juhendame, tegime sellise huvitava juhendmaterjali Hendrik Relve abiga nüüd, mis aitab otsustada, kas juba võiks panna selle puuga meie põlispuude registrisse, kus teised inimesed seda näha saavad koos looga. Seda projekti on meil aidanud, toetanud on ka Hulka, Kultuurkapital, suur tänu ka neile. Siis mis me veel oleme teinud? Meil on kevadel päris palju olnud istutamisi. Me oleme koos maaomanikega metsa viinud üle 400 inimese. See on siis poolest aprillist maikuuni. Päris külm kevad oli meil see aasta, et see on päris hea tulemus, et teil ka. Ja siis meil on ka olnud üks päris vahva suur pesakastide paigutamine koos Estate Guruga, 150 pesakasti Eestis ja Lätis ja siis see on see põhjus, miks me ka siin metsas oleme, et tegime linnu pesakastid ja paigaldasime need siis järvemetsadesse ja nii Kristiine linnaosa valitsusega kui siis kesklinna linnaosa valitsusega sellistesse kohtadesse, kus võiks olla siis vaja neid pesakaste, et nagu siin võib-olla heli pealt on kuulda ka, et linde siin jagub. Okei, see oli Tallinna linna initsiatiiv siis või see fond läks selle mõttega, et kui me paneme linnametsadesse pesakastidesse? See oli niimoodi, et Estate Guru jõudis meie juurde ja mõtlesime, et mida siis teha, et kas istutada või panna pesakaste ja nad olid väga huvitatud just pesakastide panemisest. Ja siis me aitasime neid sellel teel nagu kogu sellest puntrast läbi, et kui tihedasti need pesakastid võivad olla, milline see, kas ta on hööveldatud või hööveldamata puit, et mis on ju oluline, et väiksed tibud välja saaksid. Millised, kas sellel peab olema rähnipesakaitse või mitte, milline vahe või avaus peab tal olema, kas peavad nad lahti käima.
ja kes ka puhastama hakkab neid, eks ju, hiljem, et see oli Estate Guru enda nagu initsiatiiv just nimelt pesakaste paigaldada ja meie aitasime neil siis need pesakastid muretseda. Et siis ühe igati hea professionaalse, kõiksugu tingimustele vastava pesakasti saaks Loodushoiufondi kaudu. Teil on see teema on kõik läbi mõeldud, täpselt vaatame suurtest asjadest väga konkreetse detailini välja, eks ole, et milline peab pesakast olema. See siis vastab kõiksugu nõud, seal on linnul hea, eks ole? Seal on osadel lindudel hea, jah. Okay. Teised võib-olla ei mahu sinna sissegi. Ja, linnud on erinevad. Linnud on erinevad, eks. Aga lisaks nendele pesakastidele meil on nüüd 100 tükki neid igale poole laiali veel viidud, et maaomanikud ise tellisid ja kes ühe, kes 33. Neid saab ka lihtsalt osta siis, et see ei pea mingisugune imeprojekt olema, vaid maaomanik saab ka lihtsalt osta fondi kaudu ja paigaldada oma metsa ja okei. Väga äge. Kas, Tallinna linn, selline suur omavalitsus ja siin see roheline keskkond vajab kindlasti ülesupitamist, kaasaitamist, aga meil on linnakeskkondi veel Eestis, et kas teiste linnadega ka mingisugust koostöömõtteid on tekkimas? Kui meil tuleb selliseid ettevõtteid, kes tahavad panustada loodusesse, muidugi. Me oleme seda tegemas, et Tallinn on siin ka varsti see roheline pealinn, eks ju. Et siis lihtsalt oli hea temast alustada praegu. Okei, ja. Aga just see, et maaomaniku luba võiks enne olla, kui need pesakaste nagu paigaldama elementaarne, ei ole nii elementaarne, et sellised ühiskonnas kasutatavad alad, mis tunduvad mõnikord nagu kõigi omad, et iga päev käin ju siin jooksmas, eks ju, et siis tundub nagu, et ma lähen siis viin, et seal ei ole pesakaste, et Paldiskis oli just selline teema, et läksime vaatasime, tegelikult oli park nagu täis linnupesakaste, mida oli võib-olla isegi liiga sageli. Üle ei pea ka pingutama, et nagu iga ettevõtmise ikka. Toidubaasi peab jätkuma ja linnud kaklema lähevad looduses nii või naa, aga et siis ei ole vaja seda ise initseerida. Okei, mainisid sinna ettevõtjate rolli, et on siis ettevõtjatel huvi inimese loodushoidu panustada ja päris ka rahaliselt panustada? On küll, et meil on need ettevõtted, kes siis tahavad konkreetselt ise kaasa lüüa, et nendele on siis istutamiskoolitus, et viimegi istutama, räägime neile, näitame, kuidas panna, et nagu ma enne ütlesin ka, et meil oli siin selline 400 inimest käis kevadel läbi ja nemad ka, eks ju, see on nende meeskonnatöö koolituse raames. Siis on neid, kes tahavad panustada eelkõige sellise nagu süsiniku sidumise põhimõttel, et samamoodi me hakkame ju tegema ja koguma seda lisanduvat süsinikku, eks ju, maaomanikega koos, et süsinikuprojektide abil, et selline huvi on väga suur, eks. Osad tulevad meieni, ütlevad, et nad tahaksid hirmsasti tagasi anda ja panustada, et mis me nüüd siis teeme. Ja mis te ütlete, mida nad siis peaksid tegema? Aga me koos mõtleme välja, et mida teha saab, et meil on siin võimalus ka lendorava pesakaste paigutada koostöös maaomanike, eks ju, ja ekspertidega. Siis meil on võimalus, praegu ootame just kõretiikide rajamise selline initsiatiiv on meil sellisesse kohta, kus neid tohiks teha. Et sellised, erinevad teemad on laual. Vodka kaameraid on huvitatud maaomanikud panemast, et kui on elektroonikafirmasid, kes tahaksid aidata neid paigutada. Okei, selge. Initsiatiive mitmeid ja võimalusi mitmeid, väga hea. Räägime natuke selle põlispuude asjast ka, et see on ju tegelikult maaomanikele suunatud kampaania, et hoia põlispuud alles, eks ole, ja hoia ka metsa majandamisel põlispuud alles. Selline mõte, et kuidas see maaomaniku poolt mingi kohustuse võtmine, lubaduse andmine, kuidas see käib ja millega maaomanik ennast seob seal? Maaomanik seob ennast iseendaga, vabatahtliku lubadusega hoida enda maal suuremaid puid kui 220 sentimeetrit umbes siit kõrguselt ümbermõõdus ja kui on veel mitte 220 sentimeetrit, aga siis võib ka juba põlispuu hoidjana ennast registreerida, et saada endale nagu seda infomaterjali, et mis ma siis tegema pean, kui ta nüüd ülejärgmine aasta mul 220 täis saab. Et ta muid piiranguid kaasa ei too, et ta ei ole
üksik objekt looduskaitsealane, et selles mõttes, et on enda see, jaa, puhas enda soov, aga me saame näidata ju tegelikult just fondi kaudu ka ühiskonnale, et vahel arvatakse, me oleme hirmsalt kirvemehed, tahame kõik viimseni maha raiuda, eks ole, et tegelikult see ei ole nii, et me kindlasti oleme valmis ise omal maal vabatahtlikult neid loodusväärtusi hoidma ja tegelikult me aeg-ajalt võib-olla ei ootagi mingit konkreetset vastupanust. Jah, et see on ju täiesti konkreetselt keegi selle, on tavaliselt on selline arvamus, et alati on vaja midagi nagu kompensatsiooni maksta, et et kas siis rahalist või siis nagu vähendada mingisuguseid makse, aga tegelikult nagu tullakse ju väga hea meelega tegelikult vabatahtlikult kaasa lihtsalt hoidma ka, aga seal on see selline hästi oluline eripära, et see maaomanik tuleb sageli, mitte alati, aga sageli kaasa just nende organisatsioonidega, keda tema usaldab. Et see on nagu üks põhimõte ka, mida me oleme hoidnud, et selleks me kaasame väga tugevalt ka eramaaomanikke oma tegevustesse. Et nad tunneksid, et see on nende hoidmise projekt. Jaa, et kuidas võtta maha nende maaomanike hirmud, kes mõtled, mul on sellised vägevad põlispuud ja nüüd ma annan neist veel eraldi teada ja pannakse kuskile registrisse ja siis seal on see kartus ikka, et ühel päeval tuleb looduskaitse mulle selga. Ütleb, et siin on nüüd mingi ala ja sina siin enam teretulnud ei ole. No põlispuu hoidja kampaania ei tähenda seda, et sa pead kohe ütlema, kus kohas, milline puu koordinaadi täpsusega see konkreetne on, mida sina nüüd hoidma hakkad. Sul võib olla üks puu, mida sa hoiad, mis on sinu hingele lähedale mingil põhjusel. Ja tulles kaasa põlispuu hoidja kampaaniasse, sa ei pea ütlema seda, et mis see konkreetne puu nüüd on, kus ta asub. Et kui nüüd tahta panna oma puu registrisse, üks naisterahvas saatis meile tohutult ägeda haavapildi. Ma veel ei või lubada, aga võib-olla meil kõige suurem, uuem, jämedam haab leitud tänu sellele algatusele. Aga me peame veel minema üle mõõtma, et Hendrik on lubanud selle töö suve jooksul ette võtta, mõõdab üle. Et nüüd, kui tema nüüd näiteks soovib, eks ju, siis ta kannab selle meile registrisse ja nüüd on see puupõhine asi juba, kus ta ütleb meile ära, et kus see puu asub, et näidata ka teistele. Sellega, et ta sinna registrisse paneb, ta annab ka maaomanikuna nagu loa sellel teisel inimesel sinna minna vaatama seda puud. Väga hea. Võimalus nüüd eksponeerida ka loodusväärtusi, et oleme paremini teadlikud sellest, millist rikkust meie enda loodus pakub. Okei, ja tekitasid isu muidugi, et eks siis jääme selles mõttes sügist ootama, et kas meil on Eestis uus suurim haab leitud või mitte. Kindel veel ei ole, aga lootust on. Okei, väga hea. Loodusfondi üks missioon on ka see, et muudame sellise passiivse looduskaitse aktiivseks loodushoiuks. Ja ma tean, sa oled siin nende välismaa praktikat uurinud nii Euroopast kui ka Ameerika Ühendriikideni välja, et äkki räägid natuke loodushoiufondi mõtetest selles osas ka. Et kui me räägime sellisest aktiivsest loodushoiust, siis me võiksime rääkida sellest, et ka eramaad oleks vaja meil ühiskonnas ja kogukonna kaasa nendesse hoiusüsteemidesse. Ja nüüd küsimus on alati selles, et mis paneb selle maaomaniku seda maad hoidma. Ta nagu nii hoiab seda väga paljuski, aga avalikult. Et mis on see, mis aitaks tal astuda selle puu tagant välja ja öelda, et jah, mina hoian, et põlispuudest me rääkisime, aga kui me räägime siis konkreetsematest, väiksematest või suurematest kaitsealadest näiteks, et mida oleks tarvis, et ühendada kaks suurt näiteks riiklikku kaitseala rohelise võrgustikuna ära, eks. Ja siis erinevates riikides on need praktikad hästi erinevad ja peavadki olema selles mõttes ka ühe riigi sees erinevad praktikad, sest see, mis võib-olla toob kaasa Jaanuse, ei too võib-olla kaasa mind ja see, mis toob minu ja Jaanuse kaasa, ei too võib-olla Annikit kaasa, eks. Et need on sellised lahendused, mis on välja mõeldud siis Ameerikas ja Ameerikas just nimelt ka looduskaitsebioloogide poolt on see initsiatiiv tegelikult tulnud, et aga järsku see suurendaks maaomanike huvi tulla kaasa. Austraalias täpselt samamoodi, osa riigiti on kõik ju need suured riigid erinevad, aga seal on ka leitud tegelikult need lahendused, mida siis
mis aitaksid kaasa tuua selle maaomaniku looduse hoidmisesse, et seal on sellised, mis nad siis on, lepingud ja hoiupaketid, jah, lepingud põhimõtteliselt, mis on suunatud siis rohkem nendele, kellel on huvi majandada, kus on nagu see huvi suurem, ja siis teise poole peale jäävad nagu need natuke, kus oleks just see, et on suunatud hästi tugevasti nagu kaitse tõhustamisele. Ja neid lepinguid on eri tüüpe, üks nendest on Safe Harbor, et kes on maaomanikest huvitatud, võite meie loodushoiufond.ee kodulehekülje pealt lugeda, nad on publikatsioonide all on osa infot üleval meil ja siis on Safe Harbori info on siis blogi all üleval, et me oleme tõlkinud neid tekste selleks, et saada ise aru, selgitada ise enda sees välja, et mis need võimalused võiksid olla ja siis anda ka teistele teada. Okei. Aga me vajame, see tähendab muidugi muudatust ka meie seadusandluses, et selline lepingute süsteem saaks tulevikus loodushoius võimalik olla, et praegu on ikkagi õiguskorras on ju lähenemine see, et on seal mingisugune kaitset vajav väärtus, siis majandamispiirangud on sellised ja omanik hoiab eemale. No maaomanikel oli selline võtmebiotoopide lepingu sõlmimise võimalus, mis nüüdseks on vääriselu paikade nime saanud, eks ju, et see nüüd kaitseala konkreetselt ei ole, aga selline leping on olemas, eks ju. Nii, siis on olemas meil need riiklikud kaitsealad, kus siis kaitseala valitsejaks on riik, kuid eramaal. Aga meil on täiesti kasutamata kõik need erinevad lepingute vormid, kus kaitseala valitsejaks on see samane maaomanik ise või siis maaomanikke ühendav organisatsioon, kes pakub sellist nagu loodushoiu suuremat nagu, kui on suurem ala, et siis on nagu mitu maaomanikku ju tarvis kokku saada. Et need on meil seadusandluses tegelikult jah on puudu. Et seal on teatud hästi olulised aspektid, mis osas peab andma sellele maaomanikule sellise vabaduse ja otsustusõiguse ja siis ta astub sinna lepingusse ja see liik saab hoitud. Et seal on hästi suur osa selles, et meie siis ühiskond peab natukene muutma seda mõttemudelit ka, et see ei tähenda, et reservaate ei oleks vaja, see ei tähenda üldse seda. Aga ma ise kujutan seda ikkagi niimoodi, et kui praegu on meil mingisugune kaitseala, siis seal näiteks piiranguvööndis majandamispiirangud tulevad otseselt kaitse-eeskirjast väga selgelt kirjas, aga võib-olla selle kaitseala piires võiks lubada erinevaid lähenemisi erinevatel kinnistutel ja võib-olla võiks siis tulla siis lepingust, riigi ja omaniku vahelisest lepingust, et mida siis teha võib ja mida teha ei või. Et teatud majandamispiirangud jäävad, aga võib-olla igal pool sellesama kaitseala ulatuses ei pea nii jäigalt lähenema. Jah, ja sellised süsteemid ja erinevad lepingud võimaldaksid ka ju erinevad nagu sellist lepingu pikkust, et 5, 10, 20, 25 aastat, et Soomes on metsosüsteem, Rootsis on komeet, et neid süsteeme on erinevad, aga põhimõte on selles, et riik tuleb maaomanikuga, sõlmib lepingu ja selle lepingu lisana fikseeritakse ära, mis on need teemad, mida tohib, ei tohi ja mida saab ka meelitamistegevusena teha. Praegu ei ole see lubatud, et ma olen maaomanik ja lähen panen endale sinna näiteks lendorava pesakasti üles, et ma ei tohi seda teha. Kui mul oleks selline leping, kus mul oleksid need asjad ära reguleeritud, mingid ekspertidega on meil kooskõlastatud, mida ma siis tohin selle liigi meelitamiseks ka teha, loodus ei kaota sellest ju. Just. Okei, mulle praegu meenus, see on küll natuke teisest päärist, aga õiguskantsler on ka avaldanud seisukohta, et riiklikule sunnile peaks igal juhul eelistama lepingulist lähenemist. Et me näeme seda, kus nagu et see peaks nagu esimene samm olema, see proovida, et riik lepib eraomanikuga kokku. Kui see ei õnnestu, riigi vajadustest lähtuvalt on ikkagi eraomaniku tegevust kuskil vaja piirata, siis on piirangud ja kompensatsioonid sellest, et siis on nagu see järgmine samm, aga esimene peaks on see lepinguline lähenemine. See on meil praktiliselt puudu, jah, vääriselupaikade kaitse on, aga muus osas looduskaitsesüsteemis on see peaaegu puudu, jah. Aga jah, selline pikem teema, et kus nüüd kindlasti mingisugust väga kiiret lahendust ei tule, aga ma saan aru, et fond peab asja edasi ja kogub infot ja selgitab meie otsustajatele ka, nii et loodame, et siit saame
tulevikus süsteemi mingil hetkel paremaks ka. Aga võtame pille lõppu ühe teema veel. Ma tean, et Loodushoiufondil on projekt olnud ja esimesed tegelikult käega katsutavad tulemused ka olemas või esimesed võimalused, mida maaomanikule pakkuda, see on siis, räägime süsiniku sidumisest ja tegelikult süsiniku krediitide turustamist nii vist. Keeruline ja täiesti uus teemavaldkond, aga võib pakkuda maaomanikele, tegelikult ka majanduslikus mõttes täiendavaid võimalusi. Võib küll, jah, võib küll. Et kui me räägime nüüd sellisest vabatahtlikust süsinikuturust, siis me peame kindlasti mõtlema selle peale, et kes ja millal ja mis hinnaga tuleb meile seda krediiti ostma. Sest kogu selle maailma eesmärk on tegelikult see, kes saastab, et see hakkaks vähendama oma saastamise koguseid. Et me ei saa tekitada olukorda, kus tal on mega hea ja soodus tulla, osta kokku need krediidid ja öelda, et ma olen nüüd süsinikuneutraalne. See ei tohiks niimoodi kindlasti olla. Aga meil on siis praegu püütud see teema lahendada niimoodi, et meil on üks süsiniku projekt, kus on maaomanikel võimalik lisanduv süsinik, mis tekib. See on ka oluline, ehk siis mitte väga väärtusliku rohumaa metsastamise eest on võimalik hakata koguma neid süsinikukrediite. Kui sul on projekt, siis sa hakkad koguma neid. Kui sa enne istutad ja siis sa võtad projekti, siis niimoodi need asjad ei käi, eks ju. Ja siis on sul tulevikus võimalik ise valida, kellele sa müüd, mis hinnaga sa müüd, millal sa müüd, kas sa üldse müüd, eks ju. Võtta niimoodi lihtsate sõnadega selle asja lahti, et maaomanikul on selline maa, mida võiks kasutada, puutaimed võiks istutada, mille nagu muud kasutust väga ei ole, põllumajanduslikku kasutust väga ei ole. No võib-olla ta ka rendib seda välja, aga keegi ei taha ja siis ühe korra käib ta ja niidab selle heina ära. Ja veel on ka sellised maad, kus seda niimoodi euroheina tehakse, et lihtsalt ekseldatakse ja kõik jääb sinna, et võibolla sellise maale panna siis puud kasvama ja siis peaks pöörduma fondi poole, on võimalus enne, siis on võimalus, sellepärast, et sealt tekib see lisanduv efekt, eks ole, et muidu ei oleks maaomanik hakanud seal sellisel viisil süsiniku siduma, et istutas puud, mis kasvades süsiniku seovad. Aga võtab sellise käigu ette, et istutab puud, see on siis täiendav süsiniku sidumine ja et ta on seda süsinikku niimoodi omal maal sidunud, siis on võimalus tulevikus kaubelda sellise asja nagu süsiniku krediit. Jah, just. Et me oleme teinud siin, meil on üks projekt Enclaves of Life, mis on siis Erasmuse rahastatud projekt ja otsisime seal ka võimalusi mittepuidulise väärtuse loomiseks eramaa omanikule ja üks nendest katsealadest või nagu pilootaladest, mis meil on, siis aitabki arvutada või selgitada ka neid arvutuskäike maaomanikele, et ütleme, et siis on 1 hektar sellist euroheinamaad, mille lepingut tahaks lõpetada, sest mis ta ikka käib seal kogu aeg seda heina niitmas, siis panna sinna 1500 taime maha. See nüüd sõltub hästi palju sellest, see süsiniku sidumise nagu tonnid sõltuvad sellest, mida sa paned, milline see maa on, aga põhimõtteliselt võiks olla selline arvutuskäik, et siis on selline 9000 eurot hektari kohta oleks siis võimalik 40-aastase perioodi peale lisateenida. No seal on nagu see puit on pärast ka nagu kasutatav, kui see läheb siis ilusasti saematerjaliks ja selles mõttes, et seal ei ole nagu seda probleemi ka. Puud jäävad ju maaomanikule, mis seal kasvanud on, selle 40 aastat. Hästi oluline on see, et see 30-40 kindlasti kasvaks, et seal ei tohi siis kindlasti mitte lageraiet teha sellel ajal. Ja siis ta ju mühisedes seob kõige kiiremini, et see aitab nagu siis leevendada seda süsiniku probleemi meil maailmas ja siis ka tekitada seda puidumaterjali, mida hiljem nagu, kus ta hiljem talletub, siis puiduna. Eks peame selle vist ära mainima, et see on nagu katseprojekt praegu, eks ole, ja see, et kas on 40 aasta jooksul võimalik 900 eurot hektarit teenida või mitte, et siin ei anna fond ju mingit lubadust, see sõltub ka süsiniku tonni hinnast sellel vabatahtlikul turul. Jah, et see praegu on arvutuskäik niimoodi, et umbes 50 eurot süsiniku tonni kohta, siis, mis ta seob, et seda me oleme arvutanud, et umbes see 50 eurot võiks tulevikus olla. Siin on väga erinevad arvutuskäigud,
et kes tahab tänasel päeval osta 7 euroga ja kes indikeerib, et 15 aasta pärast on see 100 eurot, et okay. see on nii tundmatu värk veel, et noh, et me oleme jah soovitanud, et istutage ja projekte võite selles mõttes teha, aga et ärge veel igaks juhuks müüma hakake, et mine sa tea, mis kohustused endal tulevad peale siin hiljem. Okay. Aga kui nüüd praegu kuulab, vaatab meid mõni maaomanik, kellel sellist nii-öelda vaba maad ongi ja küsimus, mida sellega teha ja on see puude istutamise mõte ka seal peas on, siis võib ju nüüd täna pöörduda fondi poole ja fond pakub võimalust osaleda ühes majanduslikus projektis, kus see projekti raames vist, kas võib lihtsustatult öelda, et sertifitseeritakse see süsiniku siduma ära või antakse nagu see kvaliteedimärk või et sa tõesti võid sellelt maa-alalt tulevikus süsiniku krediite müüa. Maaomanikul täna selline võimalus on juba olemas ja kes seda soovib kasutada, siis tasub sinu poole pöörduda. Kas nii? Jah, et see on nagu BFC, FSC, need grupisertifikaadid on, aga too on siis süsiniku sidumise sertifikaat. Ja seal on teatud reeglid ja nüüd kontrollitaksegi ära, et kas selle maaomaniku kas selle maaomaniku tegevus seal vastab nendele reeglitele, mis see sertifikaat ette näeb, nii nagu BFC-s, eks ju. Ja siis öeldakse, et jah, et sulle me anname selle sertifikaadi ja siis selle sertifikaadiga koos tekivad need süsinikusellid või need krediidikesed, mida müüa, et noh, me kõik teame, et puu kasvab ka niisama, aga just seda krediiti ja lisanduvust ja neid reegleid on vaja täita enne. Just, kindlasti. Ja need turustamisvõimalused müüma saab vist hakata 5 aasta pärast alles, pärast istutamist on vist nii. Tegelikult on erinevatel projektidel erinevad võimalused, et tegelikult on ka võimalik ette müüa ja noh, praegu on olemas ka ostjad, kes oleksid huvitatud 15 eurot ja mõned isegi ka 50 eurot tuleviku mõttes, aga noh, me oleme ütelnud, et me ei soovitaks ette müüa niimoodi. Okei, aga ostja oleks ka võimalik teie kaudu leida, loodushoiufondi kaudu? Ostjad on olemas, jah, me saame nad kokku viia selles mõttes. Noh, igal juhul lootust andev info maaomanikele, et uus, põnev, arenev valdkond ja kui ta annab maaomanikule võimaluse enda omandi kasutamisest täiendavalt teenida ja igal moel ühiskonnale ka hea, et seda süsiniku atmosfääris selle abil rohkem seome, siis no miks mitte, peaks win-win olukord olema kõigi jaoks. Okei, aga ma arvan, et meil vist see kavandatud ajaperiood on läbi ka või tahad sa veel ise lõppu midagi? Mina ootan siis e-maile või telefonikõnesid. Just. Et vaadake kindlasti meie kodulehelt materjali. Seal on selle süsiniku kohta ka need materjalid ülemas, see on päris keeruline maailm muidu. Okei. Annika, ega meil chatis küsimusi ei ole tulnud? Ei ole tulnud, selge. Aga nii nagu Pille ütles, et võib tegelikult temaga igal ajal ühendust võtta ja oma küsimustele seda kaudu vastuseid saada, aga me peaks tõesti tegelikult ära lõpetada, ma piilusin, et tegelikult me just linde ka häirime, me võime looduskaitseseaduse alusel trahvi saada, et kuigi see ei ole tahtlik häirimine kinnitada. Igal juhul, et me oleme tegelikult ju nende käekäigule pesakastide paigaldamist teil kaasa aidanud. Aga tõmbame tänaseks joone alla, eks ole, ja laseme linnukestele edasi toimetada linnametsas. Ja aitäh kõigile vaatamist kuulamast!